Kui keeruline on kujutada ette tulevikku iseennast? Teadus ütleb, et pea ilmvõimatu. Nagu alguses oli üliharjumatu, nagu alguses oli täiesti võõras. See ei olegi harjunud, keerulisem osa seda puhul on iseennast heas mõttes sundida seda teha, sest alla anda on alati lihtne. Selles mõttes, et kas kogu aeg teha või mitte teha on lihtsam kui mõõdukalt teha. Kindlasti kõige rohkem tulevikku mõjutab inimeste otsus tahta õppida või tahta areneda. Me lõime eksperimendi, kus 3 inimest said võimaluse kohtuda iseendaga 20 aasta kaugusest tulevikust, et mõista, kuidas nende tänased valikud ja elustiil mõjutavad nende tulevikku. Kas oled pensionil juba või? Ei, kuhu nüüd? Ma kõigepealt mõtlen, et Eesti meie keskmist eluiga arvestas, ma pakkuvad mu veel elud. Tahaks ikka hea välja näha, nagu mina olen sellel ajal 40-ndates ja 40-ndates naised näevad väga head veel välja, nii et mina loodan, et ma näen endiselt hea välja. Veel? Jaa. Ma loodan, et ma ei ole väga palju muutunud. Ma loodan, et on tulnud võib-olla veel tarkust silmadesse. Finants, vaimse ja füüsilise tervise ekspertide tiim analüüsis põhjalikult nende praegust elustiili, et ennustada, mis neid ootab ees 20 aasta pärast. Ei, no selles mõttes, et ma olin aus amm. Aga samas see oligi eesmärk. Kui me selle nagu laon siin asju, et vaatame, kui šokeeritud see vaene kuulaja lõpuks on. Tehisintellekti ja eri efektide abil saadud andmeid kasutati osalejate avataride loomiseks. Avatarid edastasid sõnumi tulevikust, tuletades meelde, et juba praegu tuleks oma ellu teadlikumalt suhtuda. Aga minu jaoks olulisem on see, et missugune siis attitude või missugune siis olek või uhkus, suhtumine sealt välja paistab. Kui mina oleks 3 aastat tagasi ja tõesti tulnud, siis ma arvan, see AI oleks kohe alguses lihtsalt nagu error-ette öelnud, et ei ole mõtet isegi hakata mitte midagi tegema, et see veel ei ela nii kaua, et meil ei siia No jah siis. Näed hea välja, loodame, et 20 aasta pärast sama. Ma tänan, ma loodan ka. Tšau. Edu! Tere, noorem mina. Välja lahkuvuudev. Ma olen praegu palju parem välja, mis sina see on. Püstijavaga möödad on siin olnud mulle eluliini eest. See on nagu teraapia sessioon, ainult koos publikuga. Mul ära unusta, et ka päris teraapia on oluline. Selle pealt ei tasu aega ega raha kokku hoida. Ma olen saanud tõsiselt õppidagi, et ilma selleta kulineb igast pisimust elu tagasilöögist. Rõustamismissioon. Kõik see, mis ta rääkis. Väga palju. See küll nagu selles mõttes paistab, et terapeut ikka kuulas, kui ma rääkisin. Tšau Pärbel. Seistus siin 42-aastasena ja vaadates tagasi oma möödunud 2 aastakümnele täidab mind tänutunne. See on olnud vägev sõit. Põnev, täis väljakutseid ja igas mõttes rikastav. Rahaliselt läheb mul hästi. Tegin varakult säästmise ja investeerimisega algust. Aga pea meeles, et kuigi tagasihoidlikkus kaunistab inimest, on aegu, mil pead enda väärtuste eest julgelt seisma. Eriti maailmas, kus headust võidakse pidada ka nõrkuseks. Noh, 100 ja sööned. Mis läks? Väga hästi. Lootsin, et ei hakka pisardama, aga ta natuke ikka tuli. Tere, Marii! See ju ei üllata sind, et mu elu on endiselt täis töömõtteid. Täis kirjutatud märkmitke ja tegevusrohkeid tööpäevi. Muidugi on sellel kõigel olnud oma hind. Sama jõud, mis käivitas ja edendas mu karjääri, varjas mõnikord ka väsimuse märke. Väljaspoolt vaadates on mu elu alati olnud täiusliku kontrolli all. Ära unusta, et on okei ka teha pause ja hingata. Võiksin ma vaid osanud seda varem hinnata. Minu püüd näida tugev ei ole lasknud mul iga kord olla see, kes ma olen. Totaalselt võõras inimene, nagu absoluutselt mitte mina. Et esimene asi, mis kohe silmas on,
kuhu selle kostüümiga minnakse ka saeda. Pärbel, võta kaasa kõik see, kes ja mis sa oled ja lihtsalt sukeldu oma eelseisvatesse aastatesse. Nagu alguses oli üliharjumatu, nagu alguses nagu täiesti võõras inimene. See ei olegi harjunud iga hommik iseenda. Ja võõras inimene, aga siis nagu kui oli siuke minut käinud, siis mõtlesin, et okei, aga see tegelikult olen nagu suht mina, just nagu välimuselt. Liiga palju isegi. Kuidas sul avataril siis läks? Ta on tervem, ta näeb stiilsem välja. See peaaegu laakusid meie seast 2022. aastal. Polnud parimad ajad. See oli korralik kõrvakeed, oluline märguanne, et midagi peab tegelikult muutuma. Kerides aga edasi tänasesse päeva. See on öelda, et olla nagu hea vein, kuigi veidi päikese kätte seisna jäänud. Ja mulle tundub, et mult nagu ka oodataks midagi muud selle avatari puhul, et ma oleks lahke, toimetaks kodus, hoiaks asju korras, midagi suunaks kedagi kost. Aga no, mulle tundub, see ei ole mina päris. Armastus ajakirjanduse vastu on veidi oma olemust muutma. Olen eesliinilt liikunud juhendama järgmise põlvkonna tegijaid. See roll sobib mulle. Tunnen, et saan endiselt protsesse mõjutada ja tunda anda ajakirjanduses vajalikuna. Saatis mul lõpus õhumusi ja sulle ka või? Ja õhumusi saatnud, ta näitas vahepeal mingit pool John Travolta Boogie-Nightsi mingit liigutust. Ja veel üks süsööpööre. Sa pead püsima sellel tervislikul ajal. Vastasel juhul läheb sinu tulelik avatar välja selline. Samas jätkuvalt on mingid mõtted, mida tahaks nagu ära teha, et selles mõttes motivatsiooni teha, seda on. Nüüd vast on kõige keerulisem osa seda puhul on ise ennast heas mõttes sundida seda teha, sest alla anda on alati lihtne. Kokkuvõtteks, me kaks ei tegele siin lihtsalt vegeteerimisega, me ikka õitseme täiega. Me sõnu õigesti, me liigume rohkem, elame paremini. Siis nagu harjumusi tuleb püstitada või siis nii-öelda tekitada hästi pikka aja jooksul. Sul ei lähe mitte ainult hästi, vaid imeliselt. Saadan sulle palju armastust ja suure virtuaalse kallistuse. Et selles mõttes ei ole nagu mõtet öelda endale, et homme ma hakkan tervislikuks, homme ma hakkan raha säästma või homme ma hakkan midagi õppima. Täna tuleb hakata. Sind ootab särav tulevik. Usalda elu ja hoolitse ise enda eest sama kirglikult, nagu jahid järgmist tuurdisilgu. Peab samal ajal edasi käima. Väga lahe. Isegi kui sa seda praegu ei usu, siis julge teha muudatusi, sest suured asjad juhtuvad väikeste muutuste kaudu. Tulevik on sinu kätes. Luminor.